mida siis peate teadma või arvestama, kui te olete vana maja omanik ja soovite maja renoveerida. Kõigepealt siis peaks läbi vaatama sellised olemasolevad hoone kohta käivad dokumentatsioonid, et kui sa olete näiteks maja ostnud või pärinud, siis vaadake nii-öelda dokumendid üle. Tavaliselt peaks seal juures olema maja plaanid, lõiked, vaated, alusdokumentatsioon, mille alusel siis maja on eeldatavasti ka ehitusloa saanud ja kunagi ehitusregistri kantud. Kui neid alusdokumente ei ole, siis projekteerida võimalik ei ole, ehk tuleb teha kõigepealt maja ülesmõõtmisjoonised ja siis alles nende ülesmõõtmisjooniste peale saab selle rekonstrueerimisprojekti üles ehitada. Kõigepealt siis, kui olete oma dokumentatsiooni üle vaadanud, on mõistlik pöörduda kohaliku omavalitsuse, kas siis ehitusnõuniku või arhitekti poole ja tutvustada oma nii-öelda kavandatavaid tegevusi. Oluline on seejuures saada võib-olla ka juurde selline üldine suhtumine, et kui te näiteks on omavuline ehitis olemas ja soovite seda uuendada, rekonstrueerida, et kuidas omavalitsuse inimesed suhtuvad, et kuidas see üldse teil välja kukkunud on, et kas seda on võimalik legaliseerida või peaks ümber ehitama. Tavaliselt kohalik omavalitsus annab teile projekteerimistingimused ja kui te olete siis selline õnnelik inimene, kelle maja on miljöö- või muinsuskaitsealal, siis saate ka teada, mis teil edasi tuleb teha, et kui teil on muinsuskaitsealune maja, siis näiteks on ilmselt mõistlik võtta muinsuskaitse eritingimused renoveerimistegevust. Meie pakume siis 3 nii-öelda aspekti projekti juures, ehk ajame asjad kohaliku omavalitsuse juures korda, tegeleme siis projekteerimisega, koostame ehitusprojektid, vajadusel organiseerime ka eriosade projektid ja aitame ehitusloa taotlusega ja kellele selline lahendus sobida võiks, siis eelkõige inimestele, kellel ei ole ise aega oma projekti juhtida, kel on igapäevane töö näiteks, vajab ajamist, võib-olla ei ole mõtet endas ehitusjärelevalve spetsialisti koolitada. Et projektid siis koosnevad eskiis-, eel- ja põhiprojektist, et eskiisprojektist me räägime sellisel juhul, kui meil on tegemist täiesti uue majaga, aga eelprojekt siis on näiteks rekonstrueerime maja. Nimi on küll eelprojekt, võiks eeldada, et millal siis päris projekt tuleb selle eelprojekti järgi, aga tegelikult eelprojekti ka määratakse väga palju olulisi nüansse maja puhul, antakse kõik tehnilised lahendused, määratakse soojustuse paksused täpselt, millised on välisseinte kihid, millised on aknad, uksed. Põhiprojekt on selline, kes täpsustatakse, avatäitjate spetsifikatsioon antakse ja näiteks põhiliste maja oluliste külmede nii-öelda lahendused. Aga eelprojekti juures saab juba ehitusloa taotlemisega alustada ja selle alusel antakse üldise ehitusloa. Ja meie aitame siis juurde nii-öelda projekti juhtimisena, kui te selle meilt tellite, siis eriosade projektide tellimisega, ehk siis konstruktiivne projekt, veekanali, kütte, ventilatsiooni, elektri nõrkvoolu projektid, sellised olulised aspektid, mis tänapäevase eluviisiga kaasas käivad ja millega arvestada. Projekteerimise projekti juhtimine tähendab siis see, et kanname hoolt sellise igapäevase kommunikatsiooni eest, võtame hinnapakkumisi eriosade projekteerijatelt, konsulteerime, räägime need teiega läbi, kontrollime projekteeritud eriosade omavahelist nii-öelda vastavust, ütleme näiteks seal on püstakud, et ikka torud püstakut ära mahuvad, siis ehitusloa taotlemine, laeme projektid CHR-i üles, see on seotud oma tehniliste nüansside detailidega, täidame vajalikud andmed, suhtleme kohaliku omavalitsuse ametnikega, Päästeametiga ning üldiselt reageerime kiiresti ja proovime organiseerida kõike niimoodi, et pall oleks pigem kohaliku omavalitsuse väravas kui meie väravas, et asjad liiguks